kallid külalised ja kõik siia kogunenud koerahuvilised. Üks mitmeaastane unistus saab täna teoks. Me oleme siin, et avada Eesti hagija skulptuurid. Eesti ainus tunnustatud koeratõug Eesti hagijas on jõudnud järgmise olulise verstapostini. Täna saab ta omale aukoha ühel Tallinna populaarsemal väljakul. Mõte aretada just meie metsades jahiks sobiv koer küpses juba eelmise sajandi 30-ndatel. Tõsisem töö algas peale sõda, kui Nõukogude võimu ajal iga liiduvabariik pidi saama oma tõu ja Eestis oli selleks Eesti hagijas. Sellel aastal möödub 70 aastat sellest, kui Eesti hagija tõu kui kirjeldus sai ülesse. Kuidas siis Eesti hagijat tehti? Võeti natuke piiglit, natuke taksilt, natuke teistelt siin jahiks kasutatud hagijatelt. Ja nii ta sündis Eesti hagijas, väikest kasvu, tugev ja töökas suurepärase jahioskusega lisajäljeajaja. Eesti hagijas on välimuse poolest üks hästi nunnu koer, aga välimus võib vahetevahel olla petlik, sellepärast et eestlastele tüüpiliselt on nad ikkagi ühed päris kangekaelsed ja isepäised koerad. Eesti hagijat võttes nad sobivad suurepäraselt ka perekoeraks, aga tuleb kindlasti ikkagi arvestada sellega, et Eesti hagijas on jahikoer, mis tähendab seda, et tema kõige suurem huvi on pääseda jahile, aga kui see endale selgeks teha ja osata sellega koera terve elu jooksul arvestada, siis tegelikult nad on ikkagi ühed suurepärased perekoerad, kes mahuvad ära ka väiksemasse linnakorterisse ja loomulikult ka oma majja. Oma kasvu tõttu on Eesti hagijas üks selline paraja suurusega koer, kes sobib tegelikult elama ka linnakorterisse. Lihtsalt tuleb meeles pidada seda, et ka linnas on tema peamine huvi ikkagi jahtimine, ehk et ise peavad endal olema kogu aeg silmad ka selja taga, et mõni jänes või kass kuskilt ebatervet jahihuvi ei ilmutaks. Te olete kuulnud, kuidas Eesti hagijas metsas laulab. Eesti omal tõul on ka eestlaslikult kõlav hääl. Kui 35 aastat tagasi asutati taas Eesti Kennelliit, valiti vapiloomaks loomulikult just Eesti hagijas ja hakati mõtlema sellele, kuidas meie oma tõug ka rahvusvahelisele areenile viia. 6 aastat tagasi Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul astuti julge samm ja kutsuti kokku 100 Eesti hagijat ja nad tulid ka Rahvusvahelise Künoloogilise Föderatsiooni FCI kohtunikud, et meie rahvuskoerad üle vaadata. Aasta hiljem, 2019, saabus FCI-st kauaoodatud uudis, Eesti hagijas sai rahvusvahelise eeltunnustuse. Tegelikult see Eesti hagija tunnustamine sai alguse juba Kennelliidu taasasutamisest, ehk et siis 90. aastate alguses, kui meil oli teada, et meie vapiloomaks tuleb Eesti hagijas, hakati mõtlema sellele, kuidas seda Eesti hagijat saada siis FCI poolt tunnustatuks. Eks need aegu oli olnud igasuguseid, et on proovitud luua töörühmi ja komisjone, et see töö siis ära saaks tehtud. Pea 30 aastat läks edasi, kogu aeg kõik mõtlesid, mida siis teha ja kuidas teha, midagi ei toimunud. Ja ma arvan, et see võis olla äkki 2016-15 aasta paiku, kui siis otsustas tolleaegne volinike koosolek luua töörühma, mis siis hakkaks tegelema Eesti hagija tunnustamisega. Ja sealt pealt läks asi käima, sest et me saime töörühma sellise väga hea koosseisu, kus siis meil oli kasvataja esindajana Maris Siilman ja Kennelliidu poolt siis
Marko ja Siret Lepasaar. Elolindi oli tol ajal Kenneliidu büroos tööl ja tegeles siis sellise välissuhtlusega. Ja mina olin tolleaegne volinike koosoleku juhataja ehk et siis juhtisin seda töörühma ja pigem siis sellise teaduspoolega tegeles meil siis Tiia Ariko selles töörühmas. Ja nii see asi siis hakkaski vaikselt kulgema ja mäletan seda, et kui oli vaja teha sugupuude kokkuvõte, siis Siret ja Maris ja Tiia tegid seda praktiliselt sellise suurte paberilehtede pealt, et oli vaja 3 erinevat liini kokku ajada, 13 erinevat liini siis kokku ajada. Et näidata, et meil on ikkagi tegemist täiesti eraldi tõuga, mitte ei ole korduvaid liine. Noh, see kõik sai siis tehtud, sai FCI-sse ära saadetud ja siis hakkas tulema niisuguseid parandustöid, mida oli vaja teha. Ja õnneks me saime väga palju abi tollel ajal Soome Kenneliidult, saime abi ka Valgevene ja Venemaa Kenneliitudelt. Ja nii meil siis 5 aastat tagasi olime jõudnud nii kaugele, et me olime valmis tegema avalduse siis FCI-sse, et saaks tõugu eeltunnustada. Ja samal aastal oli parasjagu ka Eesti 100 juubeliaasta. Mõtlesime, et kui meile tuleb komisjon, tegelikult oleks meil vaja 20 Eesti hagijat. Aga tegelikkuses, kuna oli Eesti 100 sünnipäev, siis me otsustasime, et hea küll, et kui siis juba, miks me ikka selle 20-ga piirdume, et üritame kokku saada 100 Eesti hagijat. Ja uskuge või mitte, aga tegelikkuses me saimegi kokku täpselt 100 Eesti hagijat, mis tegelikult oli täiesti suurepärane tulemus. Me kõik need 100 Eesti hagijat pildistasime üles ja tegime sellise kollaaži, mis oli nagu tegelikult nagu väga vahva. Ja kui meile siis tulid FCI-st teaduskomisjoni esindaja ja tuli standardikomisjoni esindaja, kes siis olid ootamas tegelikult seda 20 koera ja nad tulid ja nägid, et meil on 100 koera. No ja küll, ütleme niimoodi, et tegelikult need 100 koera päris kõik nagu ühetaolised väga ei olnud, aga me olime lihtsalt niivõrd uhked, et me oleme saanud 100 Eesti hagijat kokku, et meid ausalt öeldes see väga isegi ei loksutanud, et saime need 20 koera ka, kes olid ühetüüpsed sinna kokku ja nii see komisjon siis rahule jäigi ja saime sealt nii standardi kui siis teaduskomisjoni poolt selle positiivse otsuse. Et 5 aastat tagasi siis Eesti hagijas sai eeltunnustatud tõuks, mis tähendas ka muidugi meie Eesti hagija omanikele seda, et nad said edaspidi käia rahvusvahelistel näitustel ja tiitleid ja mis oli nagu nende jaoks väga suur asi ja siis me saime ka Eesti hagijale standardinumbri. Nüüd, mis me siis nüüd edasi teeme, et nüüd on 5 aastat mööda läinud. No, järgmised 5 aastat ma arvan, et tuleb veidi töisem aeg, sest et eeltunnustamisest 10 aasta pärast on siis see aeg, kus peaks tegema nagu uue taotluse, et saada siis nüüd täistunnustus Eesti hagijale. Ja see tähendab meie jaoks järjekordselt seda, et eks me peame siis looma jälle töörühma. Ma väga loodan seda, et see sama töörühm tuleb siis kokku ja teeb selle töö ikkagi lõpuni ja me saame lõpuks Eesti hagijale täistunnustuse. Nii et järgmise 5 aasta pärast äkki on jälle põhjust pidu pidada. Tunnustamise eufoorias käidi Kenneliidu liikmete poolt välja idee, et kohast vapil on vähe. Eesti hagijas vääriks ka oma skulptuuri. Loodi fond ja asuti annetajate toel raha korjama. Ja siin nad nüüd on, mitte ainult 1, vaid lausa 2 pronksist Eesti hagijat. Mullu löödi käed Rotermanni kvartali ja Eesti Kunstiakadeemiaga. Sakste Leebe Leemet ja elurõõmus Elisabeth modellideks. Valmisid tudengitel skulptuuride kavandid. 2 noore kunstniku, Asmus Soodla ja Kail Timuski loomingu otsustas Kenneliit ka pronksi valada.
mina tegin selle hagija kuju sellises poolistuvas asendis, sellepärast et ma nägin ühte koera sellises asendis. Selle protsessi käigus käisid meil 2 hagija modelli umbes 3, 4 või 5 korral ennast näitamas meile ja me vaatasime neid üsna pikka aega, tegime pilte ja oli üks siuke hetk, kus üks siis isane hagijas tõusis lammaskledes püsti ja oli siuke hetk, kus tal oli pea üles ja paremale sirutatud. Ning selles poosis avaldus minu jaoks mingi ilus dünaamika ja selline sirutus. Ja ma valisin selle poosi, kuna selline sirutus või pinge teeb seda staatilist kuju oluliselt dünaamilisemaks kui mõni jäikpoos. Sellise kuju tegemise puhul on mitmeid keerulisi asju, millest 2 on esiteks tõustandarditele vastamine, eriti kui tellijaks on kenneliit, kes tunneb tõutunnuseid väga hästi. Ja teine raske asi on, millega skulptorid regulaarsemalt tegelevad, on vormikasutus. Need on 2 põhilist keerulist asja sellise kuju tegemisel. Loodame, et need 2 toredat skulptuuri suurendavad veelgi tõutuntust, et meie metsades edaspidigi Eesti hagija kõlavat laulu kuulaks. Aitäh tähelepanu eest! Tallinna linnaruumi ei lisandu just iga päev lausa 2 skulptuuri ja 2 Eesti noore kunstniku tööd. Selle sündmuse tähtsust näitab juba seegi, et meil on siin kohal Tallinna linnapea isiklikult. Tema jaoks on see kindlasti eriti oluline, sest nagu näete, siis ka tema peres kasvab Eesti hagijas juba suhteliselt eakas Pluto. Aga palun, härra linnapea Jevgeni Ossinovski. Ja head sõbrad, Pluto on tõesti juba üsna eakas ja kergelt ärevil oma ealistest iseärasustest tulenevalt. Mul ausalt öelda on lihtsalt erakordselt hää meel kodanikuna, et see suurepärane tõug, ma arvan, kõige ägedam ja ilusam koeratõug maailmas, on saanud nüüd sellise väärilise tähistuse Tallinna südalinnas skulptuuri näol. Kuidas meie pere jõudis Eesti hagijani? Meie pere jõudis Eesti hagijani juhuslikult, et me otsisime abikaasaga väiksemat sorti koera, kes mahuks kenasti korterisse elama ja siis kuidagi niimoodi avastasime, et on olemas Eesti tõug, eriti tast midagi me enne ei teadnud, mille nimi on Eesti hagijas, mis meile hakkas kohe kohutavalt meeldima, sest ta tundus nii armas ja tore koer. Ja siis me kutsikat otsima hakkasime, eks see võttis ka teatud aega, et ega neid ju palju saada polnud. Ja kui me siis aretaja juurde läksime ja selgus, et tegemist on jahikoeraga, kes tahab meeletult palju jooksmist ja toimetamist, siis me tegelikult teematsime ära, sest jahil me ei käi ja elame korteris. Aga kuna selleks ajaks oli juba armastus selle tõu vastu muutunud nii tugevaks, siis me suutsime enda jaoks selle ära mõtestada, et küllap me siis jahi asemel peame lihtsalt talle aktiivset elu pakkuma muul viisil koduse koerana ja nõnda me ta siis endale võtsime ja peab ütlema, et meie seda kindlasti kahetsenud ei ole, tegemist on olnud erakordselt ägeda kaaslasega, noore seas väga aktiivse kaaslasena, põikpäise kaaslasega, aga viimastel aastatel juba eakama koerana kindlasti ka palju rahulikum loom, kellega me oleme väga rahul. Kui me Pluto võtsime 13 aastat tagasi, siis ma mäletan, et valdavalt küsiti või möödaminejad ütlesid, näed seal ilus beagle.
ja see on läinud ajas paremaks. Turistid ütlevad ikka Beagle, aga kohalikud ikka juba teavad, et see on hoopis teistsugune tõug ja ma arvan, et selle taga on muuhulgas ka Kenneliidu tubli töö, et seda Eesti rahvuskoera propageerida ja selle eest kindlasti ka tahaks teid tänada selle pingutuse eest. Ma arvan, et palju on tehtud, palju on veel kindlasti ees ja ma loodan, et nende 2 skulptuuri lisandumine annab ka sellise positiivse tõuke selle Eesti tõu populariseerimisele. Nii et aitäh Kenneliidule, aitäh kõigile, kes aitasid kaasa sellele, et need 2 ilusat skulptuuri siia on linnaruumi tekkinud.